Aastapäeva tähistamine, head televaatajad siin Estonias, on jõudnud nüüd nii kaugele, et loodetavasti ka teie kodudes olete nautinud seda ilusat aastapäeva kontserti ja kuulanud tähelepanelikult ära presidendi kõne. Ja need hetked praegu on viimased enne seda, kui peo peremees ja perenaine saavad hakata tervitama kõiki neid 900 külalist, kes siia Estoniasse sel aastal kutsutud on. Ja nagu ikka, ei istu need külalised sugugi ainult siin minu paremal käel olevas Estonia suures teatrisaalis, vaid osa kutsutud rahvast on paigutatud ka sinisesse saali ja osa rahvast istub Estonia talvaias. Aga tervitustseremoonia, nagu on ka tavaks saanud, toimub muidugi Estonia valges saalis. Ja see järjekord, kuidas tervitustseremooniale liigutakse, on samuti aastate jooksul ju paika saanud. Siin on oma kindel kord, kõigepealt riigitegelased, diplomaatiline korpus, te näete kirikutegelasi, aga neile järgnevad muidugi ka jõustruktuuride esindajad, samuti vabadusvõitlejad ja kõik muud külalised, kes siia kutsutud on üle kogu Eesti paljudest kohtadest, ehk siis need inimesed, kelle töö ja tegevus igapäevaselt ongi just selleks suunatud, et meie elu siin Eestis igapäevaselt üha paremaks muutuks. Nüüd aga enne seda, kui see kõik hakkab toimuma, on meil võimalus siiski veel kord tagasi vaadata presidendi kõnele, mõelda nähtud kontserdile ja ma väga loodan, et Margit Kilumets ja Urmas Vaino on õige kohe oma intervjuudega ka siin Estonias valmis. Minu kõrval istuvad nüüd kaks meest, kes on tänast presidendi kõnet erilise hoolega vaadanud ja kuulanud. Jaan Tammsalu, Tallinna Jaanikoguduse õpetaja mees, kes oma rahvaga räägib peaaegu et igal pühapäeval, ja uudisteagentuuri BNS peatoimetaja Ainar Ruussaar, kes on oma rahvaga kirjavahetuses peaaegu et iga päev. Oli see tänavuaastane kõne, mis jõudis iga eestlase ukseni? Loodan küll, nii kujundite küllane ja minu meelest hooliva inimese kõne, tähelepaneliku inimese kõne ja lihtne kõne. Ma küll arvan, et seda tuleb veel lugeda. Esimesel kuulamisel võib-olla kõigeni ei jõudnud, aga veidi võtab aega ja ma usun, et jõuab. Presidendi Eesti sünnipäeva kõne jõuab igal juhul iga inimeseni, aga mulle jäi meelde kaks märksõna. Esimene oli see, et meid on nii vähe. Meid on ainult 1 miljon. Et märgakem üksteist, hooligem üksteisest. Meid ongi ainult 1 miljon. Ja teine märksõna, mis mulle sellest kõnest kõrva jäi, oli see, et rohkem enesekindlust. Uskugem endasse, uskugem oma riiki. Ja mulle meenus seda kõnet kuulates see, kuidas ma oma 6-aastase pojaga olin täna hommikul paraadil. Ja kuidas poiss ja mina lehvitasime möödasõitjatele sõduritele ja mööda marssivatele sõduritele ja nad lehvitasid vastu. Ja mulle meenus, et kui mina olin 6-aastane, mul ei olnud sellist emotsiooni. See oli väga tugev tunne. See oligi see, et meid on vähe, aga me oleme lõpuks enesekindlad. Me ei pea arvama, mida elevant arvab meist. President kirjutas oma kõne selleaastase kõne situatsioonis, kus ta ilmselt pidi tänu möödunud pühapäevastele sündmustele oma mõtteid kas just muutma, aga vähemalt nende mõtete aktsenti kuidagi teise suunda viima. Et kas te tunnetasite seda, et seda kõnet on võib-olla viimasel hetkel, viimastel päevadel päris palju muudetud, seda tonaalsust? Ma millegipärast ei usu, et seda on muudetud. Ma väga loodan, et president kirjutab oma kõnet ikkagi nii-öelda viimasel hetkel, et tunnetada ära seda, mis on täna ja praegu, kuigi ta vaatas juba pikalt tagasi, aga kaheldamatult andis see mingi tonaalsuse ja sellist kurbust ja isiklikku kogemust oli sinna sisse võimitud väga kaunilt. See kanga kujund, sinna oli ilusti asju sisse kootud ja see veidi karuse pealispinnaga kangas oli hästi ilusate mustritega, mulle meeldis. Jah, see õudne õnnetus ei varjuta ainult Eesti Vabariigi presidendi kõnekirjutajad või kõne kuulajaid. Õnnetused ongi hirmsad asjad. Aga samas see tähendab ka seda, et vaadake, kas naaber käib väljas ja hooligem, et
kui te autoroolis sõidurida vahetate, siis näidake suunatuld. Tehke midagi sellist lihtsat, mis aitab näidata seda, et te hoolite teistest. Nii lihtne see on. Jah, aga kas eestlased on valmis muutuma? Et kas me usume sellest? Ma arvan, et me oleme muutunud. Ma arvan ka, et see, kuidas president lõpetas, minu meelest Dostojevski on öelnud midagi analoogset, et inimesed, teie ainus viga on selles, et ei tea, kui ilusad te olete. Ja president täna seda ju tegelikult ütles. Eestlased, te olete ilusad. Uskuge endasse. Uskuge endasse. Teil on oma keel, teil on oma kultuur, teil on rahva killuke, mis on kõige kiuste püsima jäänud. Ja kõik on hästi. Ja veel enam, et mitte teil, vaid meil. Meil. Täna oli võimalik tunda, et meil on see kõik olemas. Et tema ei olnud seal kuskil kaugel Kadriorus, vaid meil on see kõik olemas. Ja meil on kõik nii hästi, et me ei karda ka multikultit tegelikult. Jah, et hoidke põhiväärtustest kinni ühest küljest ja teisest küljest on avatud. Need mõlemad pooled olid olemas, tasakaal oli olemas. Ärge tormake kõike vastu võtma ja samas olge avatud. Jaan, teie käest ma oleksin väga tahtnud küsida ja ma loodan, et ma jõuan selle küsimusega ka sihile. President kasutas ühes oma lauses võib-olla isegi pisut käibefraasina Jumala nime. Ta ütles peaaegu nagu väheke mööda minnes, Jumal tänatud. Kas see kuidagi riivas teie kõrva? Me laulsime ka Su üle Jumal valvaku. Need kumbki ei riivanud mind, vaid minu jaoks on hästi. Me tihtipeale ei taipa, et me vaikselt suhtleme temaga isegi kogemata. President rõhutas seda 20 aastat, mis nüüd justkui läbi saab. Mingi etapp, mingi periood. Kas sa oskad, Ainar, sõnastada, mida ta täpselt silmas pidas? Mis läbi saab? Mis uuesti algab? Ei ole mingit uuesti algust, ei ole mingit uut etappi. Eesti on arenenud väga sihikindlalt, väga järjekindlalt. Mina lugesin presidendi kõnest seda välja ja ma olen täiesti veendunud, et Eesti liigub täpselt sama kindlalt, heas mõttes jäärapäiselt edasi oma teed ja otsides ühte suurt eesmärki. Ma arvan, et meie eesmärk on see, et meie lapsed saaksid lehvitada Eesti sõdurit ja nad lehvitaksid meile vastu. Aga aitäh, Jaan Tammsalu ja Ainar Ruussaar. Ma arvan küll, et me loeme seda kõnet ju võib-olla õhtul, võib-olla homme, võib-olla mõne nädala või kuu pärast uuesti ja saame ja leiame sealt uusi mõtteid, aga see oli soe ja inimlik kõne ja see ongi kõige toredam. Aitäh teile! Ja jätkame nüüd vestlusi siit Rahvusooperi Sinisest saalist ja nüüd vahendame neid muljeid, mis kontserdi järel tekkisid kahel vaatajal ja mul on hea meel tutvustada teile täna õhtul Pia Ivaskit, kes on Türi muusikakoolis flöödiõpetaja ja ka aastaõpetaja ja siis Teatri- ja Muusikaakadeemia rektorit Peep Lasmalt. No kõigepealt head vabariigi aastapäeva. Ja millised muljed kontserdist teile jäid? Muljed olid, ma ütleks, väga huvitavad selles mõttes, et võrreldes nüüd viimaste vabariigi aastapäeva kontserditega, mis ma teleka vahendusel olen juhtunud nägema, et oli ta ikkagi päris palju teistmoodi, et suur rõhk oli pandud klassikalisele muusikale ja samas huvitav, et oli see, leitud see seos ikkagi, et Eesti on üks osa Euroopa
kultuurist, Euroopa muusikakultuurist ja see väga huvitavalt oli teostatud selles konkreetses lavastuses. Nii et Eesti kuulub Euroopasse kahtlemata ja Eesti muusikakultuur on väga, väga kõrgel tasemel. Aga kas te teid üllatas see valik, selle lavastaja nii-öelda plaan selliselt selle kontserti läheneda? See oli üllatav selles mõttes küll, et väga huvitav lähenemine ja eriti ma mõtlen seda tantsuetendust, et teinekord võib-olla tundub, et ei olegi nii suurt otsest seost Euroopa ja Eesti muusikakultuuri vahel, siis seal oli see seos leitud just sellel näol, et Haydni muusika ja Eesti lipuvärvides baleriinid laval, et ikkagi seos oli huvitav. Mulle meeldis. Kui oleks olnud teil võimalusi võib-olla mõningaid asju teistmoodi teha või mingeid oma mõtteid lisada, milliseid nii-öelda loo ja inspiratsiooni hetki see kontsert teile pakkus? Ma ei ütleks midagi teistmoodi teen, et see lähenemine oligi just hästi huvitav, et konkreetselt nüüd kõlas Viini klassikaline muusika, see on selline särav, koketeeriv, veidi niisugune vallatu ja siis Eesti põhjamaine helikeel Lepo Sumere muusika näol, et see oli väga huvitavalt see ühendus leitud, nii et mulle väga meeldis. Härra Peep Lasman, teie poole ka, milliseid mõtteid, milliseid tundeid see pidulik kontsert teist tekitas? Teades Tõnu Kaljust niisugust teatrinärvi, teatrisoont ja tema lavastaja kalduvusi, oli ma tegelikult ette julukindel, et see saab olema üks väga huvitav muusikaline etendus. Siin on tõepoolest nii Viini klassikat, või nagu ta naljatades ütles, Viini olustikulist muusikat, kui ka tänapäeva kahte võib-olla niisugust omalaadi eredamat helilood, nagu on just nimelt niivõrd erinevates laadades Lepo Sumere ja Rein Runnap. Siin oli 4 pianisti, kes mängisid erinevaid teoseid ja seda kõike väga heal tasemel. Siin oli väga hea koreograafia. Marina Kesslerit olen varemgi näinud väga huvitavaid koreograafilisi lahendusi ja lõpuks väga hea oli Tallinna Kammerorkester ja ma olen väga õnnelik rektorina ka Muusikateatri Akadeemia koori hea esinemise üle. Olite teete rahule? Jah, täiesti rahule. Ma pean ütlema, et ka rektorina, et nad tegelikult laval olid vähemalt 98% meie vilistused. No, Viia Ivask, te olete õpetanud aastakümneid noori, viinud neid muusika juurde Türi muusikakoolis ja püüdnud avada neis muusikamaailma. Et kui palju tegelikult Eesti lapsed, noored inimesed praegu tunnevad huvi muusika vastu, kui hea meelega nad teie juurde tundi tulevad? Üldiselt muusikuhuvi on jätkuvalt, aga lihtsalt palju on muid võimalusi lastele oma vaba aega sisustada ja võib-olla kõik ei jõua muusika juurde, ka need, kes võiks kindlasti õppida muusikat, kelles on annet, et kuna me oleme väike rahvas, me peame iga oma ande üles suutma leida ja arendada seda nii kaugele, et tuleks tõelised tipud, nagu me tänagi kuulda võisime, et meie muusikud on väga professionaalsed. Et raske on muidugi tuua õpilasi muusika juurde, aga kui nad sinna tulevad, siis ikkagi parimad nendest ikkagi tuleb viia nii kaugele, et neil hakkab see meeldima ja nad jõuavad kaugele ka. Rektor Lasman jõudis siin enne vestluses tunnustada teie kooli ja nimetada teie kooli väga, väga tubliks ja hästi varustatud ja heade õpetajatega kooliks. Tunnete, et teil on kõik võimalused seda tööd teha, et ka ülikoolil hiljem oleks kõrgkoolil võimalik juba kõrgemal tasemel muusikat õpetada? Ei tõesti, et peab kiidusena ütlema küll Türi muusikakooli kohta, et need kolleegid, kes seal oma tööd teevad, igapäevast tööd, et nad on väga, väga tublid ja teevad oma tööd väga hästi. Meil on suurepärased tingimused loodud selleks, et see töö oleks produktiivne ja tore, ma arvan, et Türi muusikakoolis on hea töötada ja hea õppida. Just väga hea. No härra Lasman, president oma kõnes nimetas ka, et me sageli ootame ära, et tunnustus tuleks välismaalt ja me ei märka võib-olla oma kohalikke andeid, kes juba vääriks tunnustamist. Kui heal tasemel Eesti muusika üldse on, kui te vaatasite seda kontserti, mis toimus ja mõtlete oma kooli õpilaste peale?
jah, ma arvan, et selle kontserdi põhjal võib järeldada, et meil on väga hea muusikakultuur, väga kõrgel tasemel muusikakultuur. Võin öelda, et me võiksime tegelikult välja panna samasuguse kontserdi jaoks 2-3 erinevad koosseisu, erinevad orkestrid, koorid, solistid. See, mis täna oli, see on üks lahendusvõimalus. No, ma loodan, et te ei pahanda mu peale, kui ma räägin selle saladuse väikese välja, et teil tegelikult jäi esinemata, te oleksite pidanud ise minema lavale mängima, aga asendust, kuna teil jäi mängimata, asendus oli võtta kohe. See oli väga suurepärane esitus tegelikult. Tallinna tänavad olid vahepeal niisugused, mis olid ohtlikud pianistile. Nii see on. Aga ma tahaks veel avaldada sellist mõtet, et tegelikult see muusikakoolide võrgustik, mis on üle Eesti säilinud, see on meie muusikakultuuri edasise arengu jaoks tegelikult võtmepositsioonil. Ja selle nii-öelda arendamine peaks olema riiklikult oluline küsimus. Minu arvates see. Ma loodan, et see jõuab ka päeva korda. Jah, sest et kursis, mis nagu Euroopas toimub muusikahariduses, siis meie muusikaharidussüsteem on jätkuvalt ikka väga hea, et meil tegeletakse lapsega individuaalselt. See lähenemine on vastavalt lapse võimetele ja oskustele, et mujal maailmas tihtipeale on mindud seda teed, et on rohkem selline grupiõppe ja seal pigem see kvaliteet hakkab kannatama. Et me ikkagi püüame rõhuda kvaliteedile ja loodame, et see süsteem toimib jätkuvalt. See on kallis muidugi. Lihtsam oleks õpetada niimoodi grupiti ja see oleks riigile odavam ja omavalitsustele odavam. Aga ma arvan, et ikkagi kvaliteet on oluline, sest on teada ju, et Eesti edu võti on siiski peitub tema hariduses ja kultuuris. Väga meeldib. Ja no läks tõsiseks, aga no selge, hea on kuulda seda, et Eesti muusikaline järelkasv on olemas ja kui sarnased kontserdid toimuvad 10-20 aasta pärast, siis on endiselt väga häid muusikuid laval. Sulle tähtele täna hommikul täna siin vestlevast meiega, just. Ja ilusat peotöö jätku. Nüüd on juba presidendi paar valmis selleks, et mõne hetke pärast alustada kätlemisega. Veerand tunni pärast alustab oma ülekannet ka Eesti TV2 ja ETV2 teises programmis, siis on teil võimalik lisaks kätlemisele kuulata ka vestlusi siia kutse saanud pidulistega, kellega siis Vabariigi president Vabariigi sünnipäeval on soovinud kohtuda. Räägime nendega, räägime nende emotsioonidest, tunnetest, mida nad on mõelnud siis kõnedest, mida nad on siin koha peal inimestega vesteldes, mida mõistnud, millest aru saanud, kõik see siis ka meie vestluste kaudu ETV2. Aga nüüd on presidendipaar valmis ja meie teiega saame osa Vabariigi presidendi ja proua Evelin Ilvese kätlemistseremooniast. Proua Helle Meri. Aasta isa 2010 Tartu linnapea Urmas Kruuse ja proua Katrin Kruuse. Riigikogu esimees akadeemik Ene Ergma. Peaminister Andrus Ansip ja proua Anu Ansip. Riigikogu aseesimees Keit Pentus, härra Rain Rosimannus. Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja proua Karin Ratas. Riigikohtu esimees Märt Rask ja proua Mari Rask. Eesti Panga president Andres Lipstok ja proua Varje Lipstok.
õiguskantsler Indrek Teder ja proua Reet Teder. Riigikontrolör Mihkel Oviir ja Euroopa Parlamendi saadik Siiri Oviir. Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik ja proua Kai Sillaste-Männik. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja proua Liina Lukas. Justiitsminister Rein Lang ja proua Ulvi Kuusk. Kaitseminister akadeemik Jaak Aaviksoo. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja proua Eeva Tamkivi. Kultuuriminister Laine Jänes ja härra Alo Murutar. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja proua Janne Seeder. Rahandusminister Jürgen Ligi ja abikaasa Kaja Ligi. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja proua Merli Kiisler. Sotsiaalminister Hanno Pevkur ja proua Helin Pevkur. Välisminister Urmas Paet ja proua Tiina Paet. Riigisekretär Heiki Loot ja proua Agnes Loot. Endine Riigikogu esimees Toomas Savi ja proua Kirsti Savi. Endine Riigikogu esimees, Riigikogu liige Toomas Varek ja proua Ljubov Öpik. Endine peaminister, Riigikogu liige Mart Laar ja proua Katrin Laar. Endine peaminister Tiit Vähi ja proua Raine Lea Vähi. Endine peaminister, Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ja proua Kristi Kallas. Endine peaminister, Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann ja proua Marika Saarna-Siimann. Endine peaminister Andres Tarand ja proua Mari Tarand.
Riigikogu liige Kadri Simson ja härra Priit Simson. Riigikogu liige Eiki Nestor ja proua Anu Nestor. Riigikogu liige Valdur Lahtvee. Riigikogu liige Rein Aidmaa. Riigikogu liige Hannes Astok ja proua Maigi Astok. Riigikogu liige Iivi Eenmaa. Riigikogu liige Enn Eesmaa ja professor Aleksandra Eesmaa. Riigikogu liige Andres Herkel ja proua Kaie Herkel. Riigikogu liige Kaia Iva ja härra Ilmar Iva. Riigikogu liige Helmer Jõgi ja tütar Kaisa Jõgi. Riigikogu liige doktor Tõnu Juul ja proua Anu Maiste. Riigikogu liige Raivo Järvi ja proua Tatjana Järvi. Riigikogu liige Katrin Karismaa Krumm ja poeg Ivo Krumm. Riigikogu liige Mariann Kelam, Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam. Riigikogu liige Urmas Klaas ja Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor proua Katri Raik. Riigikogu liige Valeri Korb ja proua Tatjana Korb. Riigikogu liige Kalev Kotkas ja proua Ilmi Kotkas. Riigikogu liige Jaan Kundla ja proua Maie Karing. Riigikogu liige Tõnis Kõiv ja proua Marge Kõiv. Riigikogu liige Tarmo Kõuts ja proua Velina Kõuts. Riigikogu liige Kalvi Kõva ja proua Marju Kõva. Riigikogu liige Kalle Laanet ja proua Kaie Rõõm Laanet.
Riigikogu liige Lauri Laasi ja proua Stella Šaumjan. Riigikogu liige Väino Linde ja proua Marite Linde. Riigikogu liige Lauri Luik ja proua Margret Järv. Riigikogu liige Maret Maripuu ja Riigikogu liige Imre Sooäär. Riigikogu liige Jaanus Marrandi ja proua Krista Marrandi. Riigikogu liige Silver Meikar ja proua Nele Meikar. Riigikogu liige Maret Merisaar ja tütar Jaana Merisaar. Riigikogu liige Marko Mihkelson ja vandeadvokaat Triin Ploomipuu. Riigikogu liige Sven Mikser ja proua Mari Vaus. Riigikogu liige Tatjana Muravjova ja härra Nikolai Muravjov. Riigikogu liige Leino Mägi ja proua Õnne Mägi. Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta ja härra Jaanus Reisner. Riigikogu liige Kalle Palling ja proua Mai Leemet. Riigikogu liige Georg Pelisaar ja proua Kersti Pelisaar. Riigikogu liige Heljo Pikhoff ja tütar Kadri Pikhoff. Riigikogu liige Nikolai Põdramägi ja proua Helle Sass. Riigikogu liige Jaanus Rahumägi ja proua Mari Rahumägi. Riigikogu liige Mati Raidma ja proua Heli Raidma. Riigikogu liige Aivar Riisalu ja proua Marina Riisalu. Riigikogu liige Hannes Rumm ja proua Maris Jesse.
Riigikogu liige Paul-Eerik Rummo ja proua Viiu Härm. Riigikogu liige Taavi Rõivas ja proua Luisa Värk. Riigikogu liige Karel Rüütli ja proua Merilin Jalakas. Parima naisnäitleja auhinna laureaat Ülle Lihtfeld, Riigikogu liige Indrek Saar. Riigikogu liige Jaak Salumets. Riigikogu liige Eerik Salumäe ja proua Karin Salumäe. Riigikogu liige Arvo Sarapuu ja Paide linnapea proua Kersti Sarapuu. Riigikogu liige Evelin Sepp ja härra Marko Kiigajaan. Riigikogu liige Sven Sester ja proua Kairi Sester. Riigikogu liige Mark Soosaar ja proua Svea Aavik. Riigikogu liige Marek Strandberg ja proua Katrin Iidla. Riigikogu liige Jaan Õunapuu ja proua Inge Õunapuu. Riigikogu liige Toivo Tootsen ja proua Reet Tõllasepp. Riigikogu liige Toomas Trapido ja proua Nele Tõniste. Riigikogu liige proua Terje Trei ja härra Kalle Vares. Riigikogu liige Margus Tsahkna ja proua Anna-Greta Tsahkna. Riigikogu liige Ester Tuiksoo. Riigikogu liige Ene Kaups. Riigikogu liige akadeemik Peeter Tulviste ja proua Tiia Tulviste. Riigikogu liige Toomas Tõniste ja proua Ingrid Tõniste. Riigikogu liige Ken-Marti Vaher abikaasaga. Riigikogu liige Lauri Vahtri ja proua Merike Liidemaa. Riigikogu liige Trivimi Velliste ja proua Anne Velliste.
Riigikogu liige Harri Õunapuu ja proua Helje Õunapuu. Euroopa Parlamendi saadik Ivari Padar ja proua Kristel Voltenberg. Euroopa Parlamendi saadik Vilja Savisaar-Toomast ja härra Taimo Toomast. Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand ja proua Kadi Tarand. Tartu Ülikooli rektor professor Alar Karis ja Eesti Ajaloomuuseumi direktor Sirje Karis. Tallinna Tehnikaülikooli rektor professor Andres Keevallik ja proua Marika Maripuu. Tallinna Ülikooli rektor professor Rein Raud ja proua Rosita Raud. Eesti Maaülikooli rektor professor Mait Klaassen ja proua Epp Klaassen. Eesti Kunstiakadeemia rektor professor Signe Kivi ja härra Kalju Kivi. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor professor Peep Lasman ja proua Kadri Lasman. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder ja proua Marje Põder. Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku pea metropoliit Stefanus ja arhidiakon Justinus. Moskva patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku pea metropoliit Kornelius ja ülempreester Juvenalius Kaarma. Eesti juudi koguduse pearabi Efraim Shmuel Kott ja proua Tšana Kott. Rooma katoliku kiriku apostolik administraator Eestis piiskop Philippe Jourdan. Eesti kirikute nõukogu president piiskop Einar Soone. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lääne praost assessor Tiit Salumäe ja proua Liia Salumäe. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani koguduse õpetaja praost Jaan Tammsalu ja tütar Rutt Paju. Filmilavastaja kultuuri elutööpreemia laureaat Rein Raamat ja proua Helvi Raamat. Koreograaf ja lavastaja kultuuri elutööpreemia laureaat Mai-Ester Murdmaa ja poeg Rainer Jantsis. Kultuuripreemia laureaat tütarlaste koori Ellerheim dirigent proua Tiia Ester Loitme. Viidemanni keeleauhinna laureaat professor Tiit Rein Viitso ja proua Maie Viitso.
riigi teaduspreemia laureaat akadeemik Vladimir Hisnjakov ja füüsikadoktor Imbi Tehver. Elutööpreemia laureaat akadeemik Ülo Lille ja Ilona Lille. Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Enn Tarto ja proua Piret Tarto. Okupatsioonide muuseumi direktor Eesti endiste poliitvangide liidu esimees Heiki Ahonen ja proua Maarja Keskpaik. Soome sõjaveteranide Eesti ühenduse esimees Uno Järvela ja proua Kado Begim Järvela. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esimees Gunnar Laev ja vennatütar Anneli Laev. Memento Tallinna ühenduse esimees Leo Õispuu ja proua Silvia Õispuu. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots. Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste ja proua Raidi Lumiste. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Raivo Küüt ja proua Pille Küüt. Päästeameti peadirektor Kalev Timberg ja proua Margarita Timberg. Kaitsepolitseiameti peadirektor Raivo Aeg ja proua Aire Aeg. Aasta ohvitser Kirde kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem ja proua Raili Herem. Eesti jalaväekompanii Afganistanis Estkoi 9 ülem kapten Sergei Kuselnikov ja proua Anna Kuselnikova. Eesti jalaväekompanii Afganistanis Estkoi 10 ülem kapten Meelis Jõemaa ja proua Angela Jõemaa. Aasta allohvitser, Ämari lennubaasi allohvitser, vanemveebel Janek Tauram ja tütar Birke Tauram. Kaitseväelane nooremseersant Hannes Vilba ja õde Liisa Vilba. Mäluinstituudi juhatuse liige kindral Laidoneri muuseumi asedirektor Toomas Hiio ja proua Ene Hiio. Teaduste Akadeemia asepresident akadeemik Jüri Engelbrecht ja proua Kaja Engelbrecht. Presidendi mõttekoja liige härra Jaan Tallinn abikaasaga. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juhataja Kadri Liik. Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, eetikakeskuse juhataja doktor Margit Sutrop ja professor Urmas Sutrop.
akadeemik Mati Karelson ja proua Tiia Karelson. Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo ja proua Elisabeth Kara Mälksoo. Politoloog, Kuukirja diplomaatia peatoimetaja Iivi-Anna Masso ja härra Jukka Male. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur doktor Martti Raidal ja proua Angeelika Berg. Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare ja proua Reet Vare. Ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk ja proua Irene Käosaar. Leedu Vabariigi suursaadik doktor Juozas Bernatonis abikaasaga. Rumeenia suursaadik härra Lucian Fatu. Horvaatia Vabariigi suursaadik doktor Damir Kusen. Filipiinide Vabariigi suursaadik proua Maria Zeneida Angara Collinson. Ungari Vabariigi suursaadik härra Josef Vik. Aserbaidžaani Vabariigi suursaadik härra Tofik Zulfugarov abikaasaga. Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi suursaadik härra Peter Carter. Iisraeli suursaadik härra Avi Granot. Albaania Vabariigi suursaadik härra Florence Liku abikaasaga. Hispaania suursaadik härra Eduardo Ibanez Lopez Doriga abikaasaga. Indoneesia Vabariigi suursaadik härra Harry Purvanto abikaasaga. Läti Vabariigi suursaadik härra Karlis Eichenbaums abikaasaga. Hiina Rahvavabariigi suursaadik härra Huang Zongpo abikaasaga. Tšehhi Vabariigi suursaadik härra Aleksandr Langer abikaasaga. Rootsi suursaadik härra Jan Palmstierna abikaasaga. Belgia kuningriigi suursaadik härra Nicolas Puik. Kreeka suursaadik härra Polidore Kokonas. Serbia Vabariigi suursaadik proua Vera Mavric. Kanada suursaadik härra Scott Hetherington abikaasaga. Apostlik nuntius peapiiskop Luigi Bonazzi.
Benini Vabariigi suursaadik proua Arlette Dagnon-Vanyakan. Burkina Faso suursaadik proua Monique Ilboudou. Marokko kuningriigi suursaadik doktor Mina Tunsi. Kasahstani Vabariigi suursaadik härra Kalimjan Košubajev. Mehhiko suursaadik härra Agustin Gutierrez Canet. Lõuna-Aafrika Vabariigi suursaadik härra Littleton Nchikana. Gruusia suursaadik härra Ruslan Abashidze abikaasaga. Bulgaaria Vabariigi suursaadik doktor Petjo Dimitrov-Petev. Sloveenia Vabariigi suursaadik härra Tone Kaiser. Saksamaa Liitvabariigi suursaadik doktor Martin Hans. Taani kuningriigi suursaadik härra Uffe Andersson Balslev abikaasaga. Prantsuse suursaadik härra Frédéric Villet abikaasaga. Itaalia suursaadik proua Rosa Maria Chico Ferraro abikaasaga. Türgi Vabariigi suursaadik proua Aysenur Alpaslan abikaasaga. Portugali suursaadik proua Maria de Fatima Pina Perestrello. Brasiilia Liitvabariigi suursaadik härra Armando Vitor Cardoso abikaasaga. Ameerika Ühendriikide suursaadik härra Michael C. Bolt abikaasaga. Islandi suursaadik proua Elin Flingerring abikaasaga. Jaapani suursaadik härra Hideaki Hoshi abikaasaga. Vietnami Sotsialistliku Vabariigi suursaadik härra Duan Ngoc Boy abikaasaga. Soome Vabariigi suursaadik härra Heikki Aleksi Härkönen abikaasaga. Norra kuningriigi suursaadik proua Lise Nicolin Kleven-Grevstad abikaasaga. Hollandi kuningriigi suursaadik härra Maurits Robert Jochems abikaasaga. Poola Vabariigi suursaadik härra Grzegorz Marek Poznanski abikaasaga. Vene Föderatsiooni suursaadik härra Juri Mersljakov abikaasaga. Nigeeria suursaadik
härra Ibrahim Badakasai. Šveitsi konföderatsiooni suursaadik härra Maurice Darrier. Moldova Vabariigi suursaadik härra Viktor Kuzum. Peruu Vabariigi suursaadik härra Pablo Portugal saatjaga. India Vabariigi suursaadik härra Aladian Manichkam abikaasaga. Ruanda suursaadik proua Imakuli Uvanilijira. Mauritaania Islamivabariigi suursaadik härra Sidi Mohammed Ult Taleb Amar. Ukraina suursaadik härra Viktor Krõžanivski abikaasaga. Austria ajutine asjur härra Harald Ulbrich abikaasaga. Makedoonia Vabariigi ajutine asjur härra Nenad Kolev abikaasaga. Venezuela ajutine asjur härra Ernesto Navacio Masuka. ÜRO lastefondi esindaja Eestis härra Toomas Palu. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni Eesti esinduse juht Jarno Habiht abikaasaga. Valgevene Vabariigi ajutine asjur härra Vadim Lazerko abikaasaga. Palestiina Vabastusorganisatsiooni delegatsiooni esindaja Eestis härra Nabil Al-Wazir. Euroopa Komisjoni esinduse Eestis juht härra Paavo Palk abikaasaga. Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti büroo direktor härra Bert Henrik Sundström abikaasaga. Põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot ja proua Liis Noot. Kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran ja proua Kaisa Marran. Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ja proua Kaili Leo. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske. Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali. Kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles ja proua Kristel Aasma. Siseministeeriumi kantsler Tarmo Türkson ja proua Kersti Kuldna-Türkson. Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim ja poeg Siim Erlenheim. Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul ja tütar Triin Sibul.
riigi peaprokurör Norman Aas ja proua Krista Aas. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees Priit Pikamäe ja Anu Pikamäe. Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Lafranc ja härra Rodolphe Lafranc. Euroopa Liidu üldkohtu kohtunik Küllike Jürimäe. Ettevõtluse auhinna 2010 ja parima välisinvestori auhinna laureaat Ericsson Eesti aktsiaseltsi juhatuse esimees Veiko Sepp ja proua Karin Sepp. Aasta arendaja auhinna laureaat Polarverk OÜ juht Margo Jääger ja proua Iivi Jääger. Ettevõtja Heiki Haldre ja proua Diana Saarvee. Parima disainirakendaja auhinna laureaat Balteco aktsiaseltsi juhataja Marko Pählapuu ja proua Svea Annika Pählapuu. Harju maavanem Ülle Rajasalu. Aktsiaseltsi Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ja proua Kairi Ringo. Aktsiaseltsi Eesti Raudtee juhatuse esimees Kaido Simmermann ja proua Piia Simmermann. Aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhatuse esimees Ain Kaljurand ja proua Eve Kaljurand. Aktsiaseltsi Eesti Meedia juhatuse esimees Mart Kadastik ja doktor Ülle Kadastik. Estonia klaverivabriku omanik Indrek Laul ja proua Triin Maret Laul. Ooperilaulja parima muusikalavastuste auhinna laureaat Aile Assoni Brown ja härra Ran Arthur Brown. Raidla, Legins ja Norkus advokaadibüroo juhtivpartner Jüri Raidla ja proua Heli Raidla. Aktsiaseltsi Värska Vesi juhatuse esimees Urmas Jõgeva ja proua Piret Jõgeva. Parima turismiarendaja auhinna laureaat Maarja Magdalena Gildi esindaja Herdis Elmend ja härra Ergo Elmend. Parima turismiarendaja auhinna laureaat Maarja Magdalena Gildi esindaja Kadri Rebane ja härra Mart Rebane. Pestra Engineering aktsiaseltsi juhataja Hellar Mutle. Teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni juhatuse esimees Ago Tuuling ja proua Hiisi Tuuling. Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga ja proua Piret Multer. Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees, aktsiaseltsi Standard juhatuse esimees Enn Veskimägi ja proua Heli Veskimägi. Aktsiaseltsi Sampo Pank tegevjuht, presidendi kultuurirahastu toetaja Aivar Rehe ja proua Kristel Rehe.
Nordea Pank Eesti juhatuse esimees, presidendi kultuurirahastu toetaja Vahur Kraft ja proua Anne Kraft. Aktsiaseltsi Silber Auto juhatuse esimees, presidendi kultuurirahastu toetaja Väino Kaldoja ja proua Reet Kaldoja. Skype Eesti juht, presidendi kultuurirahastu toetaja Sten Tamkivi ja proua Ede Tamkivi. Pangaliidu esimees, SEB Panga juhatuse esimees Riho Unt ja proua Kadri Siirak. Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni ettevõtete liidu president Taavi Kotka ja proua Kerstin Kõre. Aktsiaseltsi Uvik juhatuse liige Aleksandr Muksarov ja proua Valentina Musarova. Mälu instituudi nõukogu liige, ettevõtja Hannes Tammjärv ja proua Tiina Tammjärv. Swedbank Eesti peadirektor Priit Perens ja proua Brit Perens. Mälu instituudi nõukogu liige, advokaat Leon Glikman ja proua Kaja Glikman. Mälu instituudi nõukogu liige, ettevõtja Jaan Manitski ja proua Anneli Urge Manitski. Mälu instituudi nõukogu liige, ettevõtja Rein Kilk. Aktsiaseltsi Gentel juhataja Tiina Mõis ja härra Mart Kutsar. Kaubandustööstuskoja peadirektor Siim Raie. Välisinvestorite nõukogu esimees Martin Breuer. Aktsiaseltsi Sangar juhatuse esimees Gunnar Kraft ja proua Heli Kraft. Eesti välismaiste toetajate ringi Friends of Estonia organisaator, ettevõtja Margus Reinsalu ja proua Külli Reinsalu. Aktsiaseltsi Express Group nõukogu liige Hans H. Luik ja proua Kristiina Tänavsuu. Go Travel nõukogu esimees Tiit Pruuli ja proua Maris Pruuli. Baleriin, parima balletilavastuste auhinna laureaat Olga Malinovskaja ning tantsija, parima balletilavastuste auhinna laureaat Artjom Maksakov. Kätlemistseremoonias on nüüd väike paus, presidendipaar läheb ennast kohendama, loomulik on see, et nad tahavad veidi puhata, aga pärast seda tulevad nad tagasi ja loomulikult me näitame siis kätlemistseremooniat edasi. Vahepeal on aga rõõm teha intervjuusid toredate inimestega, keda presidendipallil näha ja mul on õnnestunud siia tõesti meelitada proua Ita Ever koos oma poja Roman Baskiniga. Ilusat vabariigi aastapäeva teile! Tänan, ilusat vabariigi aastapäeva ka sulle ja teile kõigile. Ita,
Te ei ole üldse mingi seltskondade inimene ega selline tuledes ära inimene. Mis vägi ja võim teid sel aastal siia pallile tõi? No ma mõtlesin, et mul õige pea täitub üks niisugune ümmargune daatum ja ma mõtlesin, et nüüd ma siiski lähen, sellepärast, et siin on võimalik kohtuda nende inimestega, keda ma võib-olla iga päev ei näe, ei kohtu, suruda kätt, soovida head vabariigi aastapäeva, see on väga meeldiv. Nii et ma olen enesele väga tänulik, et ma tulin. See ümmargune daatum on 80. juubel ja ega selle pidamisest ju ka Eesti rahva armastatud näitlejanna ei pääse mitte. Kas te olete enda jaoks välja mõelnud selle programmi või sellise, vähemalt selle etenduse, millega te oma juubelit tähistate? Tänan küsimast. See on väga ilus number 80, on ju? Jaa, ma kavatsen seda sellel aastal tähistada just nimelt omal õigel sünnipäeval, see on 1. aprillil ja tahan seda siis tähistada Draamateatri lavastusega, mille nimi on Augustikuu. Mul on seal küllaltki niisugune läbiv roll ja ma usun, et osa publikust on seda veel nägemata, osa publikust, kes pole saanud, ütleme, pileteid või sest see on praegu momendil olnud üpriski minev lavastus. Teil on tegelikult Draamateatri mängukavas praegu veel etendusi, mida rahvas väga armastab. Teil on etendusi, kus teil on märksa kandvam roll. Kas see, et te tahate mängida Augustikuud, kus te saate olla koos oma heade kolleegidega ja mitte nii väga soleerida, see kuidagi on kooskõlas teie iseloomuga, eks ju? Et olla koos heade sõpradega ja mitte üksinda olla laval 3 tundi, eks ju? Ja loomulikult. Ei, mul on teisi etendusi ka, millega võiks ju tegelikult juubelit tähistada, aga ka hiilgav ja hästi omalaadne roll ju seal. Aga ma arvan, et see on siiski niisugune tüseda töö tulemus. Teil on teatris praegu väga palju tööd. Võib-olla isegi rohkem tööd, kui teil oli kusagil 5, 6, 10 aastat tagasi. Kas kolleegid kadedad ei ole? Nooremad kolleegid, kes võib-olla nii palju tööd ei saa? Ei oska öelda. Ma ei ole seda täheldanud. Mine sa tea, võib-olla, et selja taga tõepoolest. Aga jah, ma ei või kurta, mul on momendil tõesti vaatamata oma eale korralikult palju tööd, palju etendusi ja ma naudin seda nii kaua, kui mul on veel tervist ja mul on mõistust ja ma suudan teksti omandada, siis on see ju lausa nauding. Ita on arvude peale suhteliselt kehva peaga, ma tean seda omast käest, et kokku arvutada ja meenutada ja mäletada asju, see on keeruline. Roman, kas teil on ettekujutust, kui mitu etendust elu jooksul on Ita Ever mänginud? No väga täpselt arvet ma pole pidanud loomulikult, aga kui arvestada, et ta mängib keskelt läbi 15 etendust kuus, siis kuskil 10 kuud teater mängib, 150 etendust aastas, korrutame 6-ga, hakkab nagu kuskile 10 000 kanti lähenema, et see on aukartust äratav arv loomulikult, aga sellepärast ta siin ongi ja sellepärast ta on Ita Ever, et eks need asjad käivad kõik koos, et ilma tööta Ita Everit nagu ka päris ette ei kujuta. Teil on üks armas koht Eestimaal, mis teid mõlemat väga soojalt seob. See on Hiiumaa ja lõpetuseks ma küsin hoopis teisest vallast küsimuse. Hiiumaa jäätee on lahti ja Ita Everil on kindlasti veel sellist särtsu, et ette võtta ekstreemseid selliseid olukordi. Kas te ei ole kaalunud oma Hiiumaa maakodusse sõitu üle jäätee? Väga võimalik, aga siin on niisugused suured sündmused veel ees ootamas. Nii et see Hiiumaa jäätee peab veel jääma kuskilt kuuks ajaks lahti, et saaks sõita hiljem võib-olla. Mis need sündmused on siis, mis ees seisavad? Küllap need on ikkagi seoses minu nõnda nimetatud sünnipäevaga. Teil seisab nüüd ees kohtumine meie presidendipaariga. Ega ei karda? Ei, miks? Ei, see on ju väga meeldiv.
Aitäh selle intervjuu eest, suur tänu ja loodetavasti on vabariigi aastapäev siin selles Estonia armsas teatrimajas selline sündmus, mis võib-olla kutsub teid järgmisel aastal jälle siia ja juba ette ilusat juubeliaastat. Tiit Aiver, aitäh, Roman Baskin! Järgmine vestlus siit Estonia kontserdisaalist. Ma olen palunud siia vabariigi peaprokuröri Norman Aasa. Head vabariigi aastapäeva teile kõigepealt. Vabariigi aastapäeva. Norman Aas, ma pean tunnistama, et olen alati mõelnud selle üle. Te olete noor mees ja teil on noor pere, aga samas amet, mis ei lase arvatavasti väga sageli nautida sellist kas lühemat tööpäeva või ja tõenäoliselt ka sellist vaba ja rahulikku nädalalõppu. Kuidas te saate sellega hakkama? Kuidas te leiate enda jaoks aega, et motiveerida uuesti ja uuesti järgmist töönädalat alustada? Et siin peitubki selline omapärane vastuolu, ja isegi natuke selline ebaõiglus, mis ma olen tähele pannud, sest tegelikult see jõud, mida mina ja ma arvan ka paljud teised, kes võib-olla on suhteliselt noore pere kõrvalt sellist tööd teevad, nad palju seda jõudu leiavadki tegelikult perest. Ja vahest ma kahjuks tunnen, et võib-olla vastu ma annan vähem, kui tegelikult sealt ma võtan ja seetõttu tuleb olla kindlasti enda ja pere vastu aus ja neid võimalusi ikkagi kasutada. Ja seetõttu ma ikkagi olen üritanud kõik nädalavahetused vähemalt olla kodus. No see, mis on elu mõttetüüpi küsimus, ei olnud praegu mitte juhuslik, sest tegelikult president, mulle tundus, oma kõnes sellel aastal rääkis ka sellest, mis jääb väljapoole seda ametlikku riiki ja ta rääkis sellest mõttest, kui oluline on kõik see, mis toimub heast tahtest, heast südamest. Kui palju teil on olnud võimalusi kuidagi kokku puutuda selle mittetulundusliku, mille jaoks on selline formaalne sõna olemas, selle maailmaga? Jah, tõepoolest presidendi kõne mulle see aasta väga meeldis, et ta rääkis väga lihtsatest, aga kõige olulisematest asjadest ja seetõttu, kui me mõtleme tõesti inimese elu peale, siis ma arvan, enamik leiab seda rahulelu rohkem sellistest suhetest lähedastega, suhetest sõpradega, kui tegelikult sellest tööst, mis ka kahtlemata tuleb ära teha. Ja see on ka kindlasti oluline nii minu, kui ma arvan paljude teiste elus, et sellised sõprade ja tuttavatega koos tehtud asjad ja kas või koos sportimas käimine ja nii edasi on väga tähtis, et kas või näiteks eelmine nädalavahetus koos sõpradega Tartu maratoni sõita oli kindlasti see, mis annab jõudu teha nädala ja rohkemgi tegelikult seda igapäevast tööd. No, see, et ütlete, et kas või sportimine, see on muidugi tagasihoidlik. Seesama Tartu maraton ja ma tean ka teid tõesti hasartset sporti tegemas, siis tegelikult seda koos teistega tegutsemist on üsna palju. Sellel aastal, kui palju on kilomeetrit kogunud, kas te panete ka nad kusagile kirja? Jah, õnneks tänapäeva tehnilised vahendid võimaldavad seda salvestada, et umbes 700 kilomeetrit on suusa. Nii et kusagil on olemas, ma saan aru, et kusagil on olemas see Google'i fail, mille peal on need trassid ja marsruudid kõik näha, et kui palju teil sellel talvel suusakilomeetrid on tekkinud? Jah, peaaegu nii, jah. No, aga tore. Mis veel olid need presidendi kõnest need asjad, mis te usute, et jäävad sellel 2011. aastal, 20 aastat peale Eesti taasiseseisvumist kõlama? Kindlasti, mis oli mulle väga meeldejääv, oli näiteks seesama aspekt, millest te näiteks ei rääkinud, et mõeldeski ette võib-olla sellele kõnele aastapäevale, et millest saab see aasta näiteks juttu olla, kindlasti mulle endale meenis euro, aga president sellel väga ei peatunudki ja minu arust see oli väga õige, sest see just viitas sellele, et tegelikult need riiklikud süsteemid, struktuurid, institutsioonid on valmis ja tegelikult me peaksimegi mõtlema, pürgima sinna, mis tegelikult teeb meie elu täisväärtuslikuks ja see oli ka see sõnum, mis presidendi kõnest jäi väga selgelt kõlama. Kindlasti see kohutav tragöödia seal Haapsalus ma loodan, et lõi ka tegelikult ühiskonnas sellise kõlapinna niivõrd, kui see traagika juures üldse seda momenti saab näha, et tegelikult inimesed võtsid ka neid sõnu tõsiselt ja see jõudus tegelikult vast nüüd pärale. Tahtmata rääkida teie tööst, presidendi jutus olid mõtted ka sellest, et õiglust ja õigust ja ausalt käitumist on üha vanemaks saavas Eesti Vabariigis vaja kogu aeg rohkem ja rohkem. Riigi peaprokurörina näete te, et presidendi sõnad ja lootus selles mõttes võiks täituda. Liigume me ausama riigi poole?
ma siiski usun ja ka oma töö seisukohalt lähtudes ütlen, et me liigume. Et mis on nagu Eesti puhul ka olnud oluline just viimastel aastatel, et me olemegi tegelikult jõudnud välja võib-olla sellisest ühiskonnast, kus kõik oli veel nagu mõõdetav seadusega must-valge, et kes rikkus seadust, kes ei rikkunud seadust. Et see, et me tegelikult tänapäeval diskuteerime ja arutame ka avalikult selle üle, et isegi kui seadust ei ole rikutud, ei ole ikkagi õieti käitutud, minu arust on ikkagi positiivne võimalus öelda, et kõik ei pea seadus reguleerima, palju olulisem on tegelikult moraali eetika ja see peaks olema oluline, mis tegelikult inimesi ja Eesti ühiskonda edasi viib edasi. Teie vanuse juures te mäletate kindlasti veel Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisi koolis. Mis tavaliselt teie roll oli? Saite lavale või olite publikuks? Eks seda oli nii ja naa, et viimasel ajal mul on isegi õnnestunud oma tänases ametis käia koolides Vabariigi aastapäeval ja ka oma endises koolis, et seetõttu tuleb öelda, et täna olen väga rohkem lavale saanud. Vanasti laulmise ja etlemisega ei tulnud tegeleda? Minu selliseid andeid ei olnud tõesti väga, väga suured. Norman Aas, sulle tähtena vestlemasse. Jedes. Head vaatajad, tervitustseremoonias on siin Estonias olnud nüüd pisikene paus, kui president Toomas Hendrik Ilves ja proua Evelin Ilves on saanud pisut hinge tõmmata, ennast natukene kohendada, aga see tähendab seda, et see paus siin vahepeal oli, et umbes pool kõigist kutsutud külalistest peaksid olema juba jõudnud sujuvalt siia kontserdimaja poolele ja minu arvepidamise järgi umbes teine pool külalistest peaksid veel oma järge ootama ja need on siis need inimesed, kes olid teatrimajas teisel rõdul ja samuti ka siis talveaias ja Estonia sinises saalis istunud külalised. Ja nende seas on siin olnud küll omavalitsustegelasi, külalisi nii lähemalt kui ka kaugelt, tavalisi inimesi, kes igapäevaselt oma kodukohas annavad iga päev tüki oma tegevusest ja südamest just selle nimel, et Eestis elu muutuks toredamaks ja paremaks nendes paikades, kus me ka ei elaks. Ja samuti on veel tulemata siia kontserdimaja poolele tervitustseremoonialt hulk preemiate laureaate. Nende seas võib nimetada teadus-, kultuuri- ja spordipreemiate laureaate. Ka mõningad näitlejad on veel siia jõudmata, nii et me hoiame sündmustel kätt pulsil ja kindlasti toome ka kõik vahetud emotsioonid, mida meil õnnestub siin püüda ja tabada ka teile kodudesse kätte. Nii Eesti Televisiooni 1 kui ka 2 ekraanil, nii et olgu kogu aeg meiega. Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam ja Tõnu Hellam. Hiidlaste koostöökogu tegevuskeskuse juhataja Reet Kokovkin ja härra Toomas Kokovkin. Kultuurirahastu nõukogu liige professor Priit Kogermann ja proua Lembi Kogermann. Kultuurirahastu nõukogu liige helilooja Tõnu Kõrvits ja proua Ingrid Kõrvits. Eesti Rahvuspalleti kunstiline juht Toomas Edur ja baleriin Age Oks. Eesti Koorijuhtide Liidu juhatuse esimees Hirvo Surva ja tütar Kaisa Surva. Pianist ja helilooja Eesti Interpreetide Liidu esimees Rein Rannap ja proua Eve Aus. Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas ja proua Tiina Aas. Tarkvarafirma KFPD juht Lauri Karp ja proua Evelin Karp.
Eesti Arhitektide Liidu esimees Peeter Pere ja proua Katrin Pere. Eesti Heliloojate Liidu esimees Olav Ehala ja tütar Eva-Liisa Ehala Tammiku. Pimedate ööde filmifestivali peakorraldaja Tiina Lokk ja härra Heigo Jelle. Valga linnapea Ivar Unt ja proua Kristel Unt. Vanemuise teatri juht Paavo Nõgene. Dirigent parima muusikalavastuste auhinna laureaat Erki Pehk ja härra Madis Nurms. Vormsi vallavanem Urmas Pau ja proua Kristel Tammemägi. Viljandi linnapea Kalle Jents ja proua Riina Jents. Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo. Dirigent ja kammerkoori Orthodox Singers juht Valeri Petrov ja proua Maria Šugailo. Aktsiaseltsi Ilves Ekstra nõukogu esimees Arvo Kivikas ja meditsiiniteaduste doktor Pille Taba. Põltsamaa Roosiaia omanikud Annela Orasi ja härra Indrek Kaljumäe. Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni esinaine Marina Kaas ja härra Aavo Mägi. Presidendi abikaasa allfondi liige Õnne Polisinski ja tütar Triin Polisinski. Dirigent Andres Mustonen ja proua Malle Talvet Mustonen. Jatskaare festivali peakorraldaja Anne Erm ja Vormsi N. Aastaõpetaja, Tallinna Pae gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Natalja Jurtšenko ja härra Jüri Jurtšenko. Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Ando Kiviberg. Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Jaanika Kroonberg ja luuletaja Triin Soomets.
Uniplast OÜ omanikud Riina ja Madis Kivi. Kunstnik Jüri Arrak ja proua Iivi Arrak. Noore kultuuritegelase preemia laureaat Jaan Tootsen ja proua Eeva Eensaar. Aktsiaseltsi Bastion juhatuse esimees Indrek Staal ja proua Merike Pääro. Aasta meessportlane maailmameister epee vehklemises Nikolai Novosjolov ja proua Oksana Novosjolova. Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme. Värska vallavanem Raul Kudre ja proua Ingrid Kala. Teaduslinnaku Tehnopol juhatuse liige Alar Tamkivi ja proua Hille Tamkivi. Eesti juudi kogukonna esinaine vandeadvokaat Alla Jakobson ja härra Boris Kipnis. Kodukaunistamise seltsi keskjuhatuse esimees Arvi Altmäe ja proua Riina Altmäe. Presidendi abikaasa allfondi liige Eesti Olümpiakomitee turundusjuht Anu Kaljurand ja härra Marko Turban. Setomaa turismitalu pidajad Laivi ja Aivar Mesikäpp. Eesti Rahva Muuseumi direktor Krista Aru ja doktor Jaak Aru. Aasta õpetaja Türi muusikakooli flöödiõpetaja Viia Ivask ja vend Valev Väljaots. Eesti Skautide Ühingu peaskaut Jüri Ehandi ja proua Kersti Ehandi. Aasta ämmaemand Svetlana Nilbe ja tütar Kati Nilbe. Viljandi puuetega inimeste koja eestvedaja Helve Luik ja härra Helmut Johannes Luik. Aasta talu Võrumaa Väikemetsa talu peremees Taavi Serg ja proua Kaile Tammemägi. Noore teadlase preemia laureaat Bruno Melder ja proua Vivian Boon. Bellus Furniture OÜ omanik Rolf Relander ja proua Kadri Koppel. Parima õpilasfirma Pääsuke Rolling Out direktor Sander Sõna ja Miina Rikka. Riigiarhivaar Priit Pirsko ja proua Tiiu Pirsko. Aktsiaseltsi G4S juhatuse esimees Andrus Ossip ja proua Ülle Ossip. Eesti Teatriliidu esimees Ain Lutsep ja proua Elo Lutsep.
Eesti Kunstnike Liidu president Jaan Elken ja proua Linda Elken. Eesti Kirjanike Liidu esimees Karl-Martin Sinijärv ja proua Urve Sinijärv. Rahvaluule kogumispreemia laureaat Hille Tarto ja poeg Indrek Tarto. Aasta treener, võrkpallikoondise peatreener Aavo Keel ja proua Kai Keel. Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Anne Rande ja härra Toivo Rande. Hariduspreemia laureaat Lili Sägi ja tütar Stella Sägi. Konrad Mägi preemia laureaat maalikunstnik Lembit Sarapuu. Vanavanemate fondi juhataja Malle Salk ja härra Evald Salk. Dirigent Eeri Klass ja proua Aariel Klass. Muusik Ivo Linna ja proua Imbi Linna. Aasta meeskonna võrkpallikoondise kapten Argo Meresaar ja proua Evelin Meresaar. Aasta noorsportlane sõudja Kaisa Pajusalu. Võru linnapea Ülo Tulik ja proua Urve Tulik. Poetess Doris Kareva ja härra Kaido Vainomaa. Hariduspreemia laureaat Allar Reinhold Veelmaa ja proua Signe Veelmaa. Leivaliidu president Uno Kaldmäe ja proua Hedi Kaldmäe. Eesti ukrainlaste kongressi esinaine Vira Konõk ja härra Mõkola Konõk. Eestimaa Rahvuste Ühenduse juht Timur Seifullen ja proua Luule Seifullen. Hariduspreemia laureaat Villu Baumann ja proua Merike Nuudi. Rahvaluule kogumispreemia laureaat Kaie Humal ja härra Leo Henn Humal. Ettevõtja ja kunstikollektsionäär Enn Kunila ja proua Maris Grishin. Näitleja Ita Ever ja poeg lavastaja Roman Baskin.
ettevõtja Veronika Kookmaa abikaasaga. Postimehe peatoimetaja Merit Kopli, härra Kaivo Kopli. Spordiarst doktor Mihkel Marna ja proua Katre Lust. Eesti Metsaseltsi president Heiki Hepner ja proua Maili Hepner. Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa ja proua Eda Allikmaa. SOS Lasteküla Eesti ühingu tegedirektor Margus Oro ja proua Eve Oro. Tervise edendaja Angeelika Erin ja härra Joel Hans Arro. Tallinn Airport GH juhatuse esimees Tiit Kepp ja proua Marika Kepp. Käsitöömeister Anneli Vassar ja proua Evelin Vassar. Aastaküla Viitina külavanem Peep Kimmel ja proua Karin Siig. Mulgi Kultuuriinstituudi esimees Kristel Habakukk ja härra Marek Tanvald. Televisiooni vaatajad, kell saab mõne hetke pärast 9 ja see tähendab seda, et eetrisse jõuab vabariigi aastapäeva Aktuaalne kaamera. Ja peale seda juba Eesti Televisiooni esimesest programmist on teil võimalik siin vabariigi presidendi ja proua Evelin Ilvese vastuvõttu edasi jälgida. Aga kui te tahate Aktuaalse kaamera asemel vaadata kätlemist, siis on seda võimalik teha ETV teises programmis. Nii et sellel ajal saate sealt ülevaate, keda president siis tervitab. Parima naiskõrvalosa auhinna laureaat Mirtel Pohla ja filmirežissöör Veiko Õunpuu. Juuksur Katrin Kruusma.